kus me vahel polnud läbi. Tere hommikust! Meil on kätte jõudnud reede, täna on 21. märts ja me alustame väikese paaripäevase vlogiga, ma arvan. Vaatame, mis sellest vlogist välja tuleb, aga kell saab kohe varsti 10 hommikul ja me läheme täna Martaga külla. Ja me läheme külla Leole ja Isabelile Tartusse. Isabel oli siis minu endine töökaaslane, siis kui ma veel sushis töötasin ja tema sai beebi 2024 septembris, nii et Leo on praegu pooleaastane ja me oleme ühe korra näinud, aga see oli vist novembri lõpupäevil või detsembri esimestel päevadel, ma ei mäleta, aga ühesõnaga läheme väiksele mänguteidile sellel ilusal reedesel päeval, aga meil on hommikused toimetused Martaga tehtud. Praegu täiega päike paistab siia, mis on mõnna, aga filmimise jaoks mitte nii väga. Nii et me nüüd lippame poodi, et natuke külakosti kaasa osta. Poodi! Me oleme juba ajagraafikust maas. Tahtsin kell 10 linnast startida, aga kell on 10:15 ja ma olen veel linnas. Üks emade abipäästja. Ma ei ole tegelikult ammu joonud seda, nii et ärge mõelge, et see on igapäevane, ei ole. Aga me nüüd Martaga stardime Tartu suunas, ostud said tehtud ja lähme külla. Kui ma üksinda jään, kõikjal vaid tunnustust näen, näib, et ei hooli maailm sellest, kui kellelgi kurb on ja küll. Päev nagu öögi on hall, päikest ei näegi siin pilvede all. Tuul rebib puude pealt rüüd, sõbrad mu kallid, teid igatsen nüüd. Igatsen naeru ja heledat meelt, torkeid, mis haiget ei tee. Ammuseid laule ja lustakat keelt, meile vaid selge on see. Me oleme külast tagasi ja põhimõtteliselt hops korra tuppa, hops kohe kärru ja võtsin oma toreda kõnnikaaslase ja teeme selle viieka ära, sest nagu sa aru võisid saada, see ei ole veel meie tänasesse päeva mitte kuidagi mahtunud. Kuigi nagu ma varem rääkisin, pigem teeme hommikuti ära selle tiiru, sest juba praegu ma tundsin seda, et kui ma sõitsin tagasi, siis megaväst tuli peale ja mõte sellest, et peab veel kõndima minema. Tundus nagu nii raske, et praegu ongi nagu lihtsalt see distsipliin, mille pealt me jalutame. Aga hommikuti on see kuidagi tunduvalt mõnusam ja lihtsam. Aga igal juhul pole hullu. Natukene näitab päikest siin. Vahepeal oli nagu rohkem. Tundus nagu soojem õues, aga tegelikult on päris külm tuul. Ja ma olen siin suht õhukselt riides, aga õnneks Martal on seal sooja koti sees soe, seega anname jalgadele hagu. Me oleme jalutamas tagasi ja ilu läks nii käest ära. Üldse ei olnud päikest, külm tuul ja lihtsalt põhimõtteliselt ruttu jooksime selle ringi läbi. Ja minu puhul ikka peab täiega paika, et kui hommikul on ring tegemata, siis on nii raske lihtsalt pärast lõunal, et praegult oli ka täiega raske, aga tehtud ta sai. Marta nüüd elutoas seal veits snäkib, elutoas köögis ja ta on Erkiga koos. Ja siis ma ei teagi, mis meie tänasest reede õhtust saab. Aga vaatame, igal juhul kohustused selles mõttes on tehtud. Meie tänane reede õhtu lõppeb jälle küllaminekuga. Lihtsalt nii hea on, kui ei pea iga õhtu kodus olema. Ja seega lähme mu õele külla. Lihtsalt ütles, et
tulge ja siis me haarasime mõttest kinni, et lähme paariks tunniks, et ega see Marta ööuneaeg ei ole kaugel, kell on juba 6 õhtul ja Marta kell 9 ikkagi magab. Oih! Tee katki. Nüüd ei lähegi katki Eesti. Bluusi peal on. Kes on bluusi peal? Näita. Kes see on? Kes see on? Koer! Natukene kui saan. Teed õhumusi ka või? Ütled tšau-tšau! Teed tšau-tšau! Me jõudsime juurest tagasi. Kell on kohe 9 õhtul. Tegime Martaga õhtused protseduurid ära ja nüüd Erki läkski teda magama panema, nii et ma siin tegelen naalaga. Panen naalale söögi ja meil ongi Erkiga niimoodi, et me üle päeviti paneme last magama. Meil tegelikult oli nii juba päris ammu, aga mingi hetk see kuidagi ununes ära või ma nagu hakkasin automaatselt ise kuidagi Martat magama panema, lihtsalt see kuidagi automaatselt jäi niimoodi ja siis taipasime, et ei, me peame tagasi tooma selle, et mõlemad panevad, et see on nagu lapse jaoks ka nii oluline. Et muidugi Martal ei olnudki mingit probleemi, et kui oli neid olukordi, kus Erki nagu pidi ta magama panema, et kui mind, ma ei tea, õhtul kodus ei olnud või midagi, siis ei olnudki mingit probleemi. Ja ei olegi nagu olnud kunagi, aga lihtsalt kuidagi mõnus on ka see, et kui me vaheldumisi paneme, et saab laps nagu seda mõlema vanema uinumise aega, ma ei oska seda seletada. Aga meie esiklapse toidukorrad. Tavaliselt meil ongi niimoodi, et kui üks paneb last magama, siis teine toimetab siin muude asjadega ära, nagu näiteks beebipressasse vee lisamine, ma ei tea, ööseks valmis panemine, kõik asjad, et Marta nüüd ikkagi nagu öösel ühe korra sööb. See on siuke hommikul 6 paiku umbes, et ta nagu joob hästi vähe küll seal piima, mingi 60 milli, aga siiski nagu kuidagi see aitab tal ikkagi praegu und pikendada ja ma nagu ei ole ise seda kätte võtnud täielikult, et nagu sellest loobuda, ma ei tea, praegu on niimoodi. Ja ühesõnaga, et jah, et kui üks paneb last magama, siis teine toimetab siin nagu mingid asjad ära, et pudel valmis, et pretsa oleks valmis, pretsamasiin ja üleüldse mingi olmeasjad siit köögikappide pealt ära ja et nii-öelda meil on alati see, et õhtuti elamine korda ja siis on hommikul hea ärgata. Tere kaunist laupäeva hommikut! Meil on kell 10 läbi, märkasime 8 ajal, aga ma ei tea, Martal oli täna nii halb kuidagi hommikupoolik, et 5 alates oli nii palju mingit vigisemist, et ma kahtlustan, et hambad teevad ikkagi liiga. Tal on purihambad lõikumas, et kuidagi väga viril oli ja nüüd me tulime oma perekondlikule viiekale ja ma täna kahtlustan, et Marta jääb vankris mul magama, nii et ma praegu arvan, et meil tuleb täna 2 unepäev, kuigi enamasti ikkagi 1 une peal, aga nädalavahetused on tihtipeale kuidagi suht lappes. Igastahes ilm on mõnus, täiega päikseline, kuigi ainult 12 või tähendab ainult 2 kraadi on. 12 võiks olla küll. Nii et teeme oma nädalavahetuse esimese viieka ära. Tere! Kas sina hakkasid ülesse? Jõudsime oma viiekalt tagasi. Marta magas mingi 40 mintsa vist, nii et see väikse näpikese. Kus sina lähed naalaga? Õue või? Meil on uuesti õue minek. Lähme käime paaris poes ja siis lähme minu maale seda
laupäevakest siin natukene nautima, et ei peaks korteris jälle olema. Wow! Me käisime Tiiru Lidelis, aga nii palju rahvast oli siin täna. Et sutulumaja ja Martal ei ole väga hea tuju täna, ma ei tea, mis teema on, aga nüüd ta sai nats saiakese pihku ja läks tuju heaks. Et ühesõnaga, ega me midagi suurt ei ostnud, natuke saiakest ja Tämmi. ja mingit puuvilja ja tühi on seest ja vaadake Erki saia. Eks ilmselgelt politsei tekkida. Meie tulime nüüd maale ja see on nagu mingi kirjutamata reegel, et kui sa Martat just süles tuppa ei vii ja ta saab autost ise kõndida, siis ta ei taha tuppa minna. Ta lihtsalt ei taha. Nii et me nüüd veedame siin natuke aega õues. Varakevadine muruniitja. Kassid saab kasemahla. Juba neriseb, Kas sul saab muidu varsti muru niidetud? Kas sa niidad muru? Naala, kus sina oled? Kuku! Kus Naala läks? Kus Naala läks? Jaan vaja puhtult iga kord. See on natuke teistsugune. Tahtsin teile näidata, enne käisime kaubamajas ja siuke name it soft shell jope oli 40%-ga alla hinnatud, nii et mul nagu lihtsalt kuidagi ei saanud seda jätta sinna poodi, kui võib-olla see ükssarviku teema ei ole mu lemmik, aga siiski mõtlesin, et nagu mõnus vahepeal, et ei pea Martale kombet selga tõmbama, vaid ma ei tea, lähme poodi, et siis jope peale ja tal on nagu selline kerge fliisvooder sees, et mingite soojemate kevadilmadega tundub päris mõnus, kui aluskiht riideid on sobilik. Nii et selline leid. Tšau! Meil on õhtu kätte jõudnud, Marta magas oma teise lõunatuidu maal poodis ja nüüd on see klassikaline laupäeva õhtu, et käime saunas ja kuna täna on suitsusaun, siis on alati nagu see, et mehed lähevad, on seal mingi, ma ei tea, tund-poolteist, siis on naiste kord ja nüüd saavadki kohe naised sauna minna, nii et see on laupäeva kõige oodatum hetk. Tänased saunajoogid on väga tagasihoidlikud. Mul tegelikult unustasin osta ja siis õde loovutas oma Heavenly mulle, aga muidu kali on mu lemmik saunajook. Üle kõige lihtsalt nii nauding. Aga õues on veel valge, kell on ju 7 õhtul peaaegu. Nii äge. Mul on siin väike saunaline ka, aga ta on suht alasti, nii et ei saa näidata. Sõbrad mu kallid, ma igatsen teid, jagatud suurem on rõõm. Jagatud kurbusest riismed vaid jäid, murest jäi väikene sõõm. Tere hommikust! Tšau! Sina tahad ka näidata ennast või? Tahad või? Jah. Ma ei tea, mida meil täna teile veel näidata on, aga kätte ma teid võtsin, siis teile on seda videot otseselt ära lõpetanud. Saun oli õhtul mõnus, täiega mõnus. Ma käisin mingi 3 korda jääaugus vist. Oli olnud üli ammu käinud, no jääaugus. Ta vist enam nii. No tegelikult ikkagi oli jää veits. Ühesõnaga.
ja siis me tulime õhtul koju ja Marta jäi mingi 10 läbi eile ööunne, sest tal oli 2 und päeval, mis tähendab seda, et siis ööune algus ka üldjuhul natukene ikkagi nihkub. Ja ma lootsin täiega, et ta magab täna selle võrra kauem, et eelmine nagu nädalavahetus oli sama teema ja siis ta magas pühapäeval mingi 9:30 ja ma nii väga lootsin seda, aga ei. Ta oli enne 8 üleval ja tore, ühesõnaga seda und ei olnud meile täna väga antud. Hommikusöök äkki parandab. Me siin otsustasime, et me lähme täna Erkimaale, et ilm on nii ilus ja meil ei ole mitte mingeid plaane. Nii et me siin praegu pakimegi asju kokku, et me saaks sõitma asuda. Kas sa oled nunnu? Ütle tšau ka. Ütle tšau ka. Täielik eputrilla lihtsalt. Me oleme täiega need inimesed, kellele üldjoontes meeldib käia igal pool, puhkepäevadel ka. Et seda argipäevast kodus olemist on niigi nii palju, eriti mul lapsega. Ja ainuke miinus selle juures on see, et see asjade pakkimine, nagu isegi kui sa lähed lihtsalt nagu päevaks kuskile, siis sa ikkagi pead mõtlema nagu, kas nendest riietest on piisav, kas äkki on vaja mingit mingit riietust, äkki on vaja seda või toda või kolmandat, äkki. Ja siis lõpuks lihtsalt tahadki nagu, see on nagu kõige keerulisem selle juures. Aga midagi teha ei ole. Selles mõttes ka nagu juba igatsed neid soojamaid ilmesid, et sa ei peagi kaasa pakkima, võib-olla pakid mingi pusakotti või mida iganes. Et mis see tuul teeb, kas päike paistab, kas me oleme palju õues, kas me oleme vähe õues, huvitav, lihtsalt neid aspekte on nagu nii palju, millele mõelda. Natukene maal tubast mänguaega Martaga ja nüüd me tulime õue, et täna teeb ta siis oma 1 päevatoidu, täna on 1 päevatoidu. Selle teeb siis õues, sest et meil on tänane viiekas tegemata. Muidu võib-olla paneks ta akna alla magama ja ise lebotaks veits, aga tuleb ära teha see viiekas tänane ka. Ja ilm on ju super mõnus tegelikult selle jaoks, kuigi ikka on mingi tuulakene iga päev, mis nagu segab seda päikese nautimist. Parem või vasak? Parem. Nii et me oleme nüüd oma väikse perekonnaga jalutama. Aga jätsime tuppa, sest et siin on nagu siuke maantee jalutamine ja siis on temaga natukene keerulisem, et ei hakanud teda praegu võtma, ta saab siin niisama maal joosta. Kõnnime sellistel radadel, et siin on veits siuke tunne, et oleks kuskil mere ääres kergliiklusteel. Täpselt siuke tunne on praegu. Mõnus. Meil on siin nii ekstreemsed olud. Kõnnime kuskilt mäest ülesse ja siis mäest alla. Aga vähemalt Erki lükkab käru mäest üles, ma lükkan alla. See on aus, välja. Yeah. Meil sai kaasaga 5 tehtud. Marta magab seal veel. Me lihtsalt võtame päikest. Nii mõnus, kui tuult ei oleks veel mõnus. Kuidas kommenteerid? Jah, tuult ei oleks üldse on mõnus. Jah, aga rohkem on saanud siin vaadata. Rosi, tšau! Nii et naudime veel kuniks siin natuke on. Marta on tund 15 maganud praegu. Aga võiks natukene veel magada. Teete unevalvurid siin või? Kahekesi. Kas väike päkapikk ärkas? Oli hea tudu või? Natuke pohuralt vist ärkas. Viskame kutsile palli või? Emme viskab või? Ei hüppa mulle üles. Ossa! Kus läks? Ai!
kus on nupp? Vaata siin. Ja meie tõmbamegi oma vlogi otsad siit vaikselt kokku. Me sõidame nüüd tagasi kodu poole, kell on 7 õhtul, päike kohe kukub, nii et ma teen ruttu selle vlogi lõpu siia ära. Aga selline see videokene sai. Kõige ehtsam näide ilmselt sellest, millised on meie nädalavahetused üldjoontes, et minu maal, Erki maal ja lihtsalt selline rahulik olemine. Ja nagu ikka lapsega on ikka tema toimetused, aga väga ootab juba, et läheks palju soojemaks ja saaks rohkem õues olla, sest täna õhtul ka Marta täiega tahtis õue, aga tegelikult oli õues nagu juba külm, et külm ja siis ei tahtnud nagu minna, et ei olnud nagu nii pakse riideid kaasas, on ju. Nii et ühesõnaga, kuna see päike kukub niimoodi, siis me lõpetame selle video ära, enne kui täiesti